Iraani sõda on viimastel päevadel olnud tõeline keeristorm, kuid pärast F-15 allakukkumist vaenlase tagalasse jäänud Ameerika ohvitser on nüüd välja toodud. Ja meie jaoks on päästeoperatsiooni üksikasjad täis intriigi, hõlmates peent strateegilist pettust. Tulevahetus USA sõjaväe ja Iraani revolutsioonilise gardiväe vahel, veel paari USA lennuki kaotus ning esimesed Ameerika maaväelased kohapeal. Nii et täna peame olukorda vaatama väga mitmest erinevast vaatenurgast. Ilmselgelt on päästeoperatsiooni seni teadaolevad üksikasjad meie esmane prioriteet, nii sellepärast, et seal juhtus palju, kui ka sellepärast, et see on põhimõtteliselt huvitav. Seejärel liigume edasi mitmete teiste teemade juurde, sealhulgas Ameerika Ühendriikide lendude ohutuse ümberhindamisele Iraani kohal. Mõned Ameerika Ühendriikide ja Iraani esoteerilisemad strateegilised võimalused. Järgmisel korral, kui see juhtub, ning maavägede osalusega missioonide teostatavus. Aga alustame päästeoperatsioonist. Lugu algab siin 3. aprillil, kui F-15 kukkus Iraanis alla Pärsia lahe põhjaosas. Väidetavalt tulistas selle alla mingi Iraani hävitaja. Sellest räägime kohe lähemalt. Piloot, kelle katapulteerimisistet siin näha on, toodi kohe üles. Kiire päästmise põhjus pole selge, kuid tõenäoliselt maandus ta turvalises piirkonnas ja leiti enne, kui Iraani väed jõudsid tema asukoha kindlaks teha. Relvasüsteemide ohvitser katapulteerus samuti, kuid jäi kadunuks, mis tekitas 2-päevase draama. Lubage mul nüüd kirjeldada, mida esialgsed raportid juhtunu kohta ütlevad, kuid sõbralik meeldetuletus, uuemad teated võivad mõningaid üksikasju muuta. Samuti tuleb märkida, et Iraan väidab, et mitte midagi sellest ei juhtunud ja kogu päästeoperatsioon oli katastroof. Aga Iraan ütleb palju asju, mida sõltumatu meedia ei saa kinnitada. Seega, erinevalt desinformatsiooni levitavatest spottidest, mis on kogu sotsiaalmeedia üle ujutanud, püüame meie siin neid väiteid eirata. Kohe pärast maandumist aktiveeris ohvitser oma ellujäämis- ja päästelokaatori, lühidalt CSEL-i. See toimib majakana, mis aitab USA otsingu- ja päästeoperatsioonidel leida allatulistatud meeskonna liikmeid. Enne selle musta kasti väljatöötamist, mida te praegu näete, oli varasematel majakatel probleemiks see, et nad edastasid üldist signaali, mis tähendas, et vastasjõud võisid samuti selle abil esimesena asukohta jõuda, koduväljaku eelis ja kõik sellega kaasneb. CSEL püüab signaali suunata ainult sõbralikele jõududele, kasutades krüpteerimistehnoloogiat ja piirdudes kiirete signaalipuhangutega. Relvasüsteemi ohvitser võttis seejärel varju 7000 jala kõrgusel mäeharjal ja ootas päästmist. Tähtis on märkida, et need on samad mäed, mis takistasid Iraagi katset tungida Iraani enam kui 3 aastakümmet tagasi. CSL töötas nii, nagu oli ette nähtud. Ameerika Ühendriigid said kohe teada kadunud relvasüsteemi ohvitseri asukoha. Siiski on siin suur strateegiline probleem. Isegi kui majakas ütleb ainult, kus ohvitser peidus on, võivad sinu tegevused samuti tema asukoha paljastada. Näiteks, kui sa lendad helikopteriga otse tema juurde, kuid saad siis aru, et maandumine pole sel hetkel ohutu, siis igaüks, kes seda helikopterit jälgib, teab täpselt, kuhu minna. Siis seisad silmitsi probleemiga, et pead läbi murdma veel suuremast hulgast vastastest, eeldades, et vaenlane ei püüa ohvitseri enne kinni. Nii et see, mida me näeme reedel ja laupäeval, on tegeliku õhukatte pakkumine allatulistatud ohvitserile ning eksitavad otsingud, et Iraani segadusse ajada. See hõlmas ka seda, et CIA alustas Iraanis infooperatsiooni, et vaenlase jõude olukorra osas segadusse ajada. Eriti oli seal pettemanööver, mille kohaselt ohvitser lahkus maismaal konvois, püüdes veenda Iraani otsima valet asja. Museas. Seda oleks väga veider üritada. Sellest räägime rohkem siis, kui arutame maavägede kohalolekut. Igatahes kestis päästeoperatsiooni viivitus seni, kuni piisavalt Iraani vägesid oli tagasi tõrjutud või muul viisil kõrvaldatud, kusjuures A-10 Warthogid olid taas juhtrollis. IRGC on üks neist jõududest, kellega Ameerika Ühendriigid näivad olevat võidelnud. Seejärel, mingil hetkel pühapäeva varahommikul, läks mereväes SEAL Team 6 tegutsema. Siin on üksikasjad veidi ebaselgemad, kuid komandod kasutasid piirkonda jõudmiseks helikoptereid ja lennukeid, maandusid, hoidsid tulega Iraani jõud eemal,
võtsid relvasüsteemi ohvitseri peale ja lahkusid sündmuskohalt. Üks selle missiooni huvitavamaid aspekte on see, et paar C-130 lennukit ei suutnud Iraanist lahkudes õhku tõusta. See viitab sellele, et Ameerika Ühendriigid olid operatsiooni tarbeks Iraanis sisuliselt ajutise lennuvälja loonud. 3 lennukit pidid veel varutoena kohale tulema, mis tähendas, et mahajäänud C-130D tuli õhku lasta, et neid lihtsalt Iraanile mitte jätta. Operatsioonis ei olnud Ameerika Ühendriikide inimohvreid. Ja see ongi enam-vähem kõik, mis puudutab päästeoperatsiooni ennast. Jätan siia Donald Trumpi Truth Sociali postituse, kus ta kuulutab operatsiooni välja nendele teist, kellel näib olevat palju vaba aega, kuid keda üllatuslikult selle teema jälgimise eest siiski ei tänata. Igatahes, nüüd kui see saaga on lõppenud, hakkate nägema lõputut voogu väga enesekindlaid arvamusi selle kohta, mida see sõja kohta ütleb. Kui te nüüd annate mulle minuti, siis las ma teen kõik vihaseks, osutades sellele, et tõde ei asu äärmustes. Kui F-15 reedel alla kukkus, rõhutasin ma protsessi järgimise tähtsust, mitte tulemusi, mis tähendab, et tuleks keskenduda vähem konkreetse tulemuse õnnele ja rohkem sellele struktuursele protsessile, mis tekitab selle, mida me näeme. See kehtib ka siin edasi. Ainult sellepärast, et see otsingu- ja päästeoperatsioon läks plaanipäraselt, ei tähenda, et järgmine läheb samamoodi. Sellegipoolest annab protsessile keskendumine Ameerika Ühendriikide jaoks siiski ettevaatlikult optimistliku pildi. Märtsi keskpaigaks oli USA sõjavägi sooritanud Iraani kohal umbes 6000 väljalendu. Uuemad andmed puuduvad, kuid konservatiivne hinnang võib tänaseks olla umbes 10 000. 3 vaenlase poolt selle perioodi jooksul alla tulistatud lennukit tähendab 0,03% ebaõnnestumise määra. See on hämmastavalt hea. Ameerika Ühendriigid jätkavad õhuruumi valitsemist, kuid tuleb meeles pidada, et valitsemine ei tähenda haavamatus. Võrdluseks, ja tuleb märkida, et usaldusväärseid andmeid selle kohta on raske leida, Venemaa tõrgete määr Ukraina sissetungi esimesel kuul oli umbes 0,5% kuni 1,5%. Seega läheb Ameerika Ühendriikidel Iraanis suurusjärgu võrra paremini. Samas tähendab 0,03% tõrgete määr, et lõpuks kukub veel üks lennuk alla. Võib-olla järgmine kord ei juhtu see kauges piirkonnas ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi võtab piloodi kiiresti vangi. Seega peab Valge Maja endiselt muretsema selle poliitiliste tagajärgede pärast ning arvestama, millal tuleks laiem sõjategevus selle valguses lõpetada. Rääkides tulevikus vaenlase tagalas tekkivatest olukordadest, tahan välja tuua, et siin on paar huvitavat strateegiat, mida mõlemad pooled saavad kasutada, kui nende operatiivne julgeolek on piisavalt hea. Peamine probleem Iraani poolt sõjavangi tabamisega on selle propaganda väärtus, mida see looks. Ja kindlasti, pikaajaliselt, on see suund, mille valitsus võtaks. Lühiajaliselt aga võiks kogu asja vaka all hoida. Las Ameerika Ühendriigid usuvad, et kadunud lendur on endiselt kusagil väljas ja vajab hädaski päästmist. See tooks kohale täiendavaid USA lennukeid, mis võib-olla ei tegutseks tavapäraste ohutusstandardite tasemel. See omakorda võimaldaks Iraanil vallandada dominoefekti, kus esimene allatulistatud lennuk viib teise allatulistatud lennukini ja nii edasi. Spekuleeriti, et see oli juba enne ohvitseri päästmist pühapäeva varahommikul toimumas, kuid tagantjärele vaadates oli see ilmselgelt ekslik. See eeldab ka, et Iraanil on tõhusad õhutõrjevõimed, kuid Iraani vaatenurgast seab 0,03% edukuse määr selle tõsiselt kahtluse alla. Samal ajal on olemas ka teine võimalus, mis liigub vastupidises suunas. Oletame, et Ameerika Ühendriigid tõid ohvitseri vaikselt tagasi. Arvestades, kui lekkiv Valge Maja on, võib seda praktikas olla raske näha, aga oletame seda korraks. Siis ajab see ka Iraani väed avalikkuse ette, kuna nad püüavad olla esimesed, kes leiavad nüüdseks leidmatu lenduri. CIA näis proovivat midagi sellist, edastades Iraanile valeinfot, kuid võib ette kujutada selle palju suuremat versiooni. Lõpuks räägime sellest, et kohapeal olid päriselt sõdurid. See üldine teema on viimastel nädalatel saanud palju huvitavat meedia tähelepanu, ilmselt seetõttu, et meedia on selles teemas asjatundmatu. Aga edukas evakuatsioonioperatsioon avab siin ukse uuele aruteluringile. Proovime sellele ette jõuda.
Võid ette kujutada arutelu, mis kõlab umbes nii. Ameerika Ühendriigid murdsid just maavägede kohaletoomise tabu. Operatsioon läks suurepäraselt ja seetõttu tekib Ameerika Ühendriikidel kiusatus seda uuesti teha. Võib-olla võetakse üle Kargi saar ja haaratakse sealne nafta enda valdusesse. Või muutub Valge Maja veelgi julgemaks ja üritab tungida Iraani mandrirannikule. 2 punkti, üks üldine ja teine Kargi kohta konkreetne. Üldiselt oli selle operatsiooni õnnestumise põhjuseks see, et see oli välkkiire. On palju lihtsam saata väed kohale, kui nad ei viibi seal piisavalt kaua, et Iraan jõuaks teada saada, kus nad on, ja saata nende suunas šahadroonid. Igaüks, kes väidab, et see avab ukse maismaa sissetungiks Teherani äärealadel, ei tea midagi selle riigi geograafiast, kaasnevatest logistilistest probleemidest ega sellest, millise põhilise taktikalise olukorra see looks. Pentagon näib sellest aru saavat, sest see on väga elementaarne tõsiasi, mistõttu piirkonda saadetud maavägede arv on endiselt väga väike. See on ka ainus sõjaline asi, mille suhtes Trump ise näib olevat täiesti allergiline, nii et kui midagi sellist juhtuks, oleks see tohutu poliitika muutus. Mis puudutab konkreetselt Kargi, siis pole mingit teostatavat viisi nafta kättesaamiseks. Nafta jõuab sinna torujuhtmete kaudu, mille Iraan lihtsalt sulgeks. Rääkimata sellest, et pole mingit võimalust tankeriga sinna jõuda, et naftat peale laadida. Rääkimata sellest, et USA väed oleksid lihtsalt kergeks sihtmärgiks šahadidele. Rääkimata sellest, et mitte midagi sellest pole tegelikult vajalik. Sõbralik meeldetuletus, et USA sõdurid Kargi saarel võiksid lihtsalt naftataristu rivist välja lülitada, põhjustades Iraani valitsusele tõsiseid probleeme. Aga neil ei ole vaja sinna jääda. Nad võivad sabotaaži korraldada ja lahkuda. Seetõttu jääb see ohuks, mida tuleb meeles pidada, isegi kui sellega kaasneks märkimisväärne puudus. Nimelt põhjustaks see vältimatult järjekordse naftahinna tõusu. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? USA eriüksused on endiselt maailma parimad. Õhukampaania jätkub sama ettevaatusega, sest eriüksuste päästeoperatsioone ei saa võtta iseenesestmõistetava varuplaanina. Mõlemad pooled võivad järgmisel korral, kui lendur vaenlase tagalas katapulteerub, kasutada mõningaid loomingulisi võtteid. Ja see ei ole tõestus selle kohta, et maavägede kohalolek oleks probleemitu, nagu mõned kindlasti väidavad. Kuule, naljakas asi, juhid võivad väita igasuguseid asju, aga see ei tee neid veel tõeks. Ja kui sa oled kunagi mõelnud, et tahaksid 50-minutilist loengut teemal, miks me ei peaks kuulama seda, mida juhid räägivad, siis just eile oli Lines on Maps extra kanalil sulle sobiv video. Aga mis on selle juures veel huvitavam, on see, et ma käsitlesin ka olukordi, kus juhid saavad usaldusväärselt infot edastada. Jah, sellised ootamatud pöörded on lõbusad. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal. Ja kohtume järgmine kord. Hoia end.